Äkki on hoopis Airili pilti kasutatud pahatahtlikult. Minna kohtusse 60 € pärast, ma ei usu, et keegi viitsib. Temu, Shein, AliExpress, Amazon, tohutu tootevalik ja muljetavaldavad müüginumbrid. Seda tänu odavale hinnale, mida suudetakse pakkuda, hoides kokku töötajate palga, töötingimuste ja materjali arvelt. Tuleb välja, et Eesti butiikide veebilehtedel ja näiteks Sheinis või Temus shopates võib näha samu tooteid samasuguste piltidega. On need ka päriselt ühesugused ja ostame me Eestist lihtsalt kallimalt Hiina kaupa või on hiigelfirmad hoopis ise meie butiikidele liiga teinud, kasutades nende pilte? Et tõde välja selgitada, tellisin mõned riided, mis tekitasid minus küsimusi. Sooritasin ostu Hiina lehekülgedelt Shein ja Temu ja meie oma veebilehekülgedelt Airili, Dresshouse ja Eleri butiik. Neil lehekülgedel oli ühtivaid variante, mitmeid, kuid samasuguseid kandidaate oli teisigi, näiteks nagu Karini butiik ja Amazon ning K&K butiik ja AliExpress. Esimene pakk on Eleri butiigist. Nii, ja Eleri butiigist saabunud pükselik ehk skort ja siit on juba näha, et Sheini silt. Eleri butiigi sõnul tegelevad nad uute toodete edasimüügiga hulgimüüjatelt või likvideerimiskeskustest, kus võib leiduda ka kiirmoebrändide ülejääke nagu Shein. Küll aga puudub sellekohane info eleri.ee veebilehel. Ka vastused saabuvad vaid eleri.ee nime alt, kuid sellele, miks sellist infot toodete juurde märgitud pole või miks müüakse Sheini ülejääke mitmekordse hinnaga, vastust ei tulnud. See toode oli Sheinis müügil selliste 3 pakkidena, kus olid vist roosa, lilla, must või midagi sellist. Eraldi samamoodi ja siis Eleri butiigist saab neid osta ühe kaupa 24 €. Vaatame, kus siin Sheini pakis samasugune siis on. Nii, ja siis samasugune seelik, see on küll must. Ma lootsin ka Eleri butiigist osta samasuguse musta, aga see oli kahjuks välja müüdud, aga piltidelt siis on näha, et tegemist on sama tootega, lihtsalt teist värvi, samamoodi Sheini silt. Mõlemad peaksid olema siis M-suurus. Nojah, kõik on nagu täpselt sama suurus, täpselt sama kangas silt sees, ma arvan siin see juba räägib enda eest. Shein suurus M ja samamoodi siis Eleri butiigist Shein suurus M. Tore. Aga kui palju võib meie butiikides või veebipoodides shopates üldse kopeerimist kahtlustada? Loomulikult mõned asjad tunduvadki väga-väga sarnased. See on ilmselge. Kasutatud on samu kangaid või väga sarnaseid kangaid, mida on väga lihtne ka samaks kangaks pidada. See on kõige esimene asi, mis sulle silma torkab. Ja loomulikult see on täiesti normaalne, et sul tekibki tunne, et ohoo, see ongi sisuliselt sama toode. Võrdleme teda siis ükskõik kas mõne välismaa netikaubamaja pildiga või ka mõne meie disaineri fotoga. Teine küsimus, mis kohe peale seda tekib, on see, et kas see on olnud taotluslik, kas see on olnud tahtlik, kas seda on tehtud meelega. Ükski disainer, mina tõesti ei usu, et teeks sellise fopaa meelega. Airili pakk, see peaks Temu olema. Nii, nüüd on meil selline lilleline kleit, mis oli one size, sildi peal kirjas New Collection. Tundub suht kvaliteetne materjal isegi. Vaatame, mis siin seespool silt ütleb ka midagi meil äkki. 95% polüester ja 5% elastaan ja midagi muud siin infot ei ole. Nii, ja siis, mis pildi pealt tundus samasugune, Temust. Vaatame. Aha. Siin ikkagi on vahe juba värvitoonis ja kohe materjal on teistsugune. Kindlasti tundub odavam, et jah, nad on sarnased, aga Airili oma on kindlasti kvaliteetsem. Need nööbid on korralikumad, õmblused tunduvad korralikumad, materjal tundub korralikum. Ja see meenutab nagu mingisugust kilejopet veits, mis on väga huvitav. Tundub, et sees mingit silti pole, nii et ma ei oska öelda täpselt, mis materjalist see siis koosneb.
foto oli sama. Pärast peaks üle vaatama, kas nööbid pildi peal olid ka samasugused, aga minu meelest olid. Aga siin on nööbid erinevad. Ühed on valged, teised on kuldsed. Mõnel demopildil oli photoshopitud nii tausta kui ka modelli juuksevärvi, kuid muud pildidetailid jäävadki kontrollimata, sest tootmine sootuks lõpetati. Siin ma arvan, võib pigem siis seda kahtlustada, et äkki on hoopis Airili pilti kasutatud pahatahtlikult ja asemele saime siis sellise, ma ütlen, et ta kole on, aga ta on kõvasti kvaliteedilt jääb alla Airili omale. Airili OÜ osaniku Tauri Toompalu sõnul ongi Hiina varastanud just nende pildi, millel modelliks lausa üks omanikest, kuid piiramatute finantsiliste võimalustega hiigelettevõtete vastu võitlemine on keeruline, mistõttu pole nad ka midagi ette võtnud. Selliseid juhtumeid on aga üle maailma veelgi. Inimesed jagavad, kuidas nende pilte ja tootedisaine kopeeritakse ning kasutatakse nii Temu, Sheini, Amazoni kui AliExpressi poolt, ilma nende loata. Ja selle vastu võitlemine on tulutu või nõuab tohutult raha, mida sellistel ettevõtetel lihtsalt pole. Et jah, praegu siin ükskõik millist näitena kasutada välismaist suurt netikaubamaja ei ole reaalne võita tegelikult, see on absoluutselt tõsi. Esiteks, kui see foto on ka juba töödeldud, kui selle foto autoriõiguseid on väga raske tuvastada, mis tänapäeval kõikvõimalike tehisintellektide ja kõige muu selle raames muutub iga päevaga aina võimatumaks. See pruugib olla, jah, see toode on sisuliselt sama. Iga üks, kes sellele peale vaatab, ütleb jah, talupoja mõistusega ma näen, see on sama kleit, aga piisab täiesti sellest, et selle kanga koostises on näiteks lina ja viskoosi vahekord tagurpidi ja kuna kangas ei ole sama, siis juba see toode ei ole sama. Eesti disainer on väga selles mõttes rahulik, et ta saab ise suurepäraselt aru, et need asjad, millega on mõtet võidelda, nendega ta võitleb. Aga need asjad, millega võidelda pole mõtet, siis on juba pigem oma energia panna kuhugi mujale. Ja selle tõttu mina väidan, et Eesti disainerid suhtuvad sellesse kopeerimise teemasse suhteliselt rahulikult. Ja nüüd on Dress House versus Shein. Siin on siis Dress House'i selline sidrunimustriga kleit, mis oligi ka one size. Siin on sees Dress House'i silt. 95% polüester ja 5% elastaan. Ma ei tea, ta nagu kuidagi jällegi, ta ei ole kole, aga see materjal ei ole nagu väga kvaliteetne minu meelest. Sees on sellised padjad ka. Vaatame siis, mis Shein meile pakub. Siin on ka ikkagi tegelikult juba näha, et on värvivahe. Dress House'i oma on kuidagi need värvid pehmemad ja see valge on rohkem selline kreemias. Siin on just kui lumivalge. Vaatame varrukaid. Mingisugune siuke väike volang on siin Dress House'i omal, aga samamoodi on tegelikult ka Sheini omal. Aga Sheini omal pole rinnaosas neid patju. Muidu materjal on suht sarnane minu meelest. Koostis on täpselt sama. Sheinist suurus M ja see on one size Dress House'ist. Vaatame. Tundub, et see Dress House'i oma on kitsam, aga samas ta venib. Siin Dress House'i omal need lillekesed on ikkagi heledamad roosad kui siin ja kuidagi need Sheini värvid on nagu erksamad. Kõige suurem vahe on tõesti on see rinnaosa. Dress House ise aga sel teemal meilidele ei vastanud ning kauplusesse koha peale minnes soovitati kirjutada Dress House'i Messengeri, kus mind jäeti siinile. Siin jah ei teagi siis, et kes kelle pilte siis kasutab, kes on kellele liiga teinud. Kanu Kikasel endal oli Fashion Weeki korraldajana kokkupuude Hiinaga. Meie Tallinn Fashion Week on siis kaitstud Euroopa kaubamärgina ja hiljuti alles tuli meie poole pöördumine Hiinast, siis Hiina
Patendiameti poolt ja seal siis oli meid tõepoolest kenasti üles leitud ja meile ilusti viisakalt kirjutati, et nüüd on olemas Hiinas üks ettevõte, kes soovib Tallinn Fashion Weeki enda kaubamärgina registreerida. Ja see tundus väga armas, ütlen ausalt, et keegi Hiinas pidas vajalikuks ja nii tähtsaks Tallinn Fashion Weeki nime, et seda registreerida Hiina kaubamärgina. Loomulikult pakuti meile võimalust siis seda hakata nende ametites vaidlustama ja me loobusime sellest võimalusest, sest et ma ei saa tõesti mitte midagi selle vastu teha, kui keegi Hiinas kuskil Zhujiu provintsis otsustab ühel heal päeval avada Tallinn Fashion Weeki nimelise kaupluse. Selliseid asju juhtub ja need ei ole alati üldse nagu niivõrd kontrollimatud, kui see tundub. Kui see asi juhtub, siis mul oleks väga hea meel, kui mul tollel päeval oleks piisavalt raha, et sõita Hiina ja sellest kauplusest pilti teha.